Ühel mehel oli 7 poega, aga mitte ühtegi tütart, kuigi see ta südame soov oli. Lõpuks andis naine lootust, et ta veel ühe lapse saab. Naisel sündiski tütar. Rõõm oli suur, aga laps kippus kidurake ja äbarik olema. Isa saatis ühe poja kiiresti kaevule lapse vannitamiseks vett tooma. Teised 6 jooksid kaasa. Iga üks neist tahtis kannu täitmisel asjaosaline olla ja nii juhtuski, et kann kukkus kaevu. Seal nad nüüd seisid ega teadnud, mis teha. Ükski ei julgenud koju minna. Et poisid ikka veel tagasi ei tulnud, muutus isa kärsituks ja ütles: kindlasti unustasid nad mänguhoos vee toomise ära. Pahameelega hüüdis ta: kuluks neile kraaklejatele ära, et neist kaarnad saaksid. Vaevalt oli isa need sõnad lausunud, kui ta pea kohal kohinat kuulis. Ta vaatas üles ja nägi, kuidas 7 süsimusta kaarnat õhku tõusid ning ära lendasid. Vanemad ei saanud oma sajatust enam tagasi võtta. Nii kurvad, kui nad poegade kaotuse pärast ka olid, leidsid nad mõningal määral lohutust tütrekesest, kes peagi kosus ning iga päevaga ilusamaks ning armsamaks läks. Kaua aega ei teadnud tütarlaps, et tal vennad on olemas, sest vanemad ei rääkinud neist kunagi. Ühel päeval kuulis ta inimesi kõnelemas. Tüdruk on küll kaunis, aga tegelikult siiski oma vendade õnnetuses süüdi. Tütarlaps jäi üsna kurvaks, läks isa ja ema juurde ning küsis, kas tal on vendi olnud ja mis nendega on juhtunud. Nüüd ei saanud vanemad enam kauem vaikida. Nad seletasid, et see, mis kord juhtus, on saatus ja tütre sündimine ainult selle süütu põhjus. Tütarlaps mõtles sellest iga päev ja jõudis otsusele, et tema kohus on vennad päästa ning võttis selle oma südame asjaks. Ta ei saanud enne rahu, kui oli salaja kõik ettevalmistused teinud ja läks laia maailma oma vendi otsima, et neid nõidusest ilmtingimata vabastada. Kaasa võttis ta ainult sõrmuse mälestuseks oma vanemailt, pätsi leiba nälja peletamiseks, kruusi vett janu kustutamiseks ning pingikese puhkamiseks. Ta läks ja läks kaugele, kaugele kuni maailma ääreni. Ta jõudis päikese juurde, aga see oli liiga palav. Kiiresti jooksis tütarlaps minema ja läks kuu juurde. See aga oli liiga külm. Rutuga lahkus ta sealt ning läks tähtede juurde. Tähed olid sõbralikud ja head. Iga täht istus omal toolikesel. Koidutäht tõusis püsti, andis tütarlapsele taevavõtme ja ütles: kui sul kanavarbakest pole, ei pääse sa Klaasmäe sisse. Klaasmäes on sinu vennad. Tütarlaps võttis lille vastu, mähkis rätikusse ja läks jälle edasi, kuni jõudis Klaasmäeni. Värav oli lukus ja neiu harutas rätiku lahti, et võtta taevavõti, kuid rätik oli tühi. Ta oli heade tähtede kingituse kaotanud. Mis pidi ta nüüd peale hakkama? Vendi tahtis ta päästa, võtit Klaasmäe avamiseks aga polnud. Hea õeke võttis noa, lõikas oma väikese sõrme ära, pistis selle võtme auku ja keeras värava lahti. Kui ta väravast sisse astus, tuli talle vastu härjapõlvlane, kes küsis:
mis sa otsid siit, kulla laps? Otsin oma vendi, 7 kaarnat, vastas tütarlaps. Härjapõlvlane ütles. Kaarna isandaid pole kodus. Kui tahad nii kaua oodata, kuni nad tulevad, astu sisse. Härjapõlvlane kandis tuppa kaarnate toidu 7 taldrikukesel ja 7 peekrikeses. Tütarlaps sõi igalt taldrikult palakese ja jõi igast peekrist sõõmukese. Viimasesse peekrisse poetas ta sõrmuse, mille oli kodunt kaasa võtnud. Korraga kuulis ta õhus plaginat ja kohinat ning härjapõlvlane sõnas. Nüüd lendavad kaarnaisandad koju. Nad tulidki. Kõik tahtsid süüa juua ja sööstsid oma taldrikute ning peekrite juurde. Üks küsis teise järel. Kes on mu taldrikult söönud? Kes on mu peekrist joonud? See on inimene olnud. Kui 7. kaaren oma peekri tühjaks jõi, veeres sealt välja sõrmus. Kaaren vaatas seda ja tundis oma vanemate sõrmuse ära ning õhkas. Oleks me õeke siin, siis oleksime päästetud. Tütarlaps seisis ukse taga ja kuulatas. Seda soovi kuulnud astus ta sisse ja kohe said kõik kaarnad inimese kuju tagasi. Nad kaelustasid ja suudlesid üksteist ning pöördusid rõõmsatena tagasi koju.